Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 12–18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel siis teile selleks nädalaks öelda on. No nädal algab eraku kaardiga ja erak minu jaoks tähendab alati sellist aja mahavõtmist, endasse vaatamist, pisukest mõtisklust. Edasi tuleb meil armastajate kaart. Armastajate kaart tähendab valikuid, hingesugulast valikuid. Siin on nagu 2 naist ja mees peaks nende 2 naise vahel valima, et võib-olla on ka teil sellel nädalal vaja, kas just oma isiklikus elus või armusuhetes valida, aga võib-olla on töös valida, võib-olla mõni äripartner valida. See tähendab valikukaarti. Edasised kaardid näitavad seda, siin on kannatlikkus ehk mõõdukus ja müntide 8. See näitab, kaardid räägivad seda, et te teete rahulikult, kannatlikult, mõõdukalt, ilma närvi minevata oma tööd ka siis, kui teil on seda tööd väga palju. Ja see müntide 8 tähendab, te teete suure pühendumisega oma tööd, teete hoole ja armastusega oma tööd, te naudite seda, mida te teete. Võib-olla õnnestub teil sellel nädalal mingi töö ära teha nii, et see ongi tehtud. Siin all on sauade 8. Sauade 8 minu jaoks kiiruse kaart. Ja kuna siin kõrval on pisike baas, kes lainetest tuleb uudistega, siis see võib olla mingi uudis, või kiire vastus. Te olete esitanud küsimuse, saatnud meili ja see väike baas toob teile selle vastuse. Ta toob head sõnumid. Ta toob sellised sõnumid, mis teil tuju heaks teevad. Ja selle nädala lugemise lõpukaart on siin keisrinna. Keisrinna on üks selline naine, kes on kõikide ema. Tema tahab kõiki aidata, kõiki toetada, kõiki vanainimesi üle tee aidata neil poekotte tassida, tahab oma lapsi aidata, kõiki oma lähedasi aidata, tahaks teiste inimeste koormat ka enda õlgade peale võtta. Aga ta on ka täis armastust, ta on tingimusteta armastuse kaart. Ta on selline perele pühendunud naine. Ja siit ka minu soovitus selle nädala lõppu, et kui te olete tublilt teinud tööd, saanud head uudised, siis nädala lõpus minge perega kuskile, praegu on talv, minge Kelgumäele, minge spaasse. See on siukene kaart, kus tuleks ennast ja oma lähedasi pisut poputada. Käige kusagil koos. Pärast võite restoranis sööma minna või kodus telekat koos vaadata, tehke popcorni, ma ei tea, küpsetage, tellige pitsa. Ühesõnaga veetke koos aega, tehke midagi sellist, mis teile kõigile meeldib ja pange nädalale ilus punkt. Aga ma olen teile võtnud nüüd seekord sellest karma tervendamise kaardipakist ühe kaardi ja vaatame, mis siis kaartide meelest teil see kitsas koht on. Mustrite murdmise kaart on see, et see valu ei tulnud täna. Sa oled elanud selles silmuses ka varem, võib-olla armastuses, võib-olla suguvõsa kaudu. Ja teadlikkus on see võti, kuidas sellest välja tulla. Ja siin on kohe see kaardid, nende nädalakaardid natukene seda ka kinnitavad. Et selle eraku kaardi käes on valgus ja võib-olla ongi see, te leiate selles mõtiskluse päevas selle valguse. Ja millisest valgusest ma räägin, sest et see keisrinna siin räägib seda, et te teete teadlikud valikud, et teie olete oma suguvõsas see, kes on otsustanud, et ta ei korda neid vanu mustreid, vaid valib enda tee ja loob oma isikliku pärandi. Et teie olete see valgus, suguvõsa valgus, teie olete see, kes on tule põlema pannud, kes näeb, et nii edasi enam ei saa
ja on teinud teadliku valiku, et tema enam neid suguvõsa vanu mustreid ei korda. Tulgu teil väga ilus nädal, nautige oma nädala lõppu koos perega. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles ja kohtume järgmisel nädalal.